Tere päevast! Mina olen Postimehe ajakirjanik Tarvo Matsen ja te vaatate saadet Otse Postimehest. Euroopa, sealhulgas Eesti, on hakanud aina rohkem ärkama ja kaitsesse panustama. Tänases saates me keskendumegi sellele, et mida Eesti täpsemalt oma kaitsevõime heaks tegema hakkab. Meil on täna stuudios Kaitseväe juhataja kindralmajor Andrus Merilo. Tere! Tere päevast! No alustame kurvematest teemadest. Viimastel päevadel Baltikumis on olnud mitmeid kurbi sündmusi. Paar päeva tagasi hukkus ka Eesti ajateenija liiklusõnnetuses. Mida selle õnnetuse kohta tänaseks teada on? Kas Kaitseväel on sealt midagi õppida? Ja kahjuks traagilise õnnetuse tagajärjel ka Kaitsevägi kaotas ühe oma relvavendadest, väga tubli võitleja, kes sattus liiklusõnnetusse, mille asjaolude selgitamine praegu käib, aga tegemist on klassikalise liiklusõnnetuse, kus laupkokkupõrke tagajärjel hukkus üks meie relvavend ja kahjuks sai ka vigastada inimesed, kes olid siis vastusõitva bussi juht ja seal olnud reisijad. Meie hinnangul praegu me ei ütleks, et nüüd midagi meil tegemata jäi, sest tegemist oli tavalise maastikuvõimes sõiduautoga Mercedes GD klass ja õnnetus sattunud võitlejal olid ka vastava kategooria juhiload ja ka kogemus ja oskus seda sõidukit juhtida. Seega meie jaoks on tegu liiklusõnnetusega. Kas me sealt ka midagi õpime, seda me näeme siis selle juurdluse tulemusest. Hetkel pole mul ühtegi informatsiooni kildu, mis viitaks isegi, kes potentsiaalselt on õnnetuses süüdi või kas seal on mingid tehnilised nüansid veel juures, seda me hetkel ei tea. Seega meie arvates on see liiklusõnnetus. No, teine traagiline sündmus on Leedust, mis ei ole tegelikult veel oma päris lõppu saanud. Otsitakse USA liitlasvägede sõdureid, kelle sõiduk vajus siis soomülkasse. No, kõigepealt Eestis on ka hulk liitlassõdureid. Kas nende turvalisus on tagatud? Mida te selle Leedu õnnetuse kohta teate? Leedu õnnetuse kohta me teame täpselt nii palju, kui on meediast läbi käinud ja mõned ametlikud ettekanded. Ma teadlikult ei ole küsinud küsimus Leedu kaitseväe juhatajalt, kellel on käed praegu tööd täis ja tegeleb seal kriisi juhtimisega ja küll me saame ka detailid teada. Mis täpselt juhtus? Täna me teame, et on naastetank M88 Herkules on siis vajunud vähemalt 5 meetri sügavus laukasse. Mis need täpselt asjaolud on, me ei tea. Ja täna on minul teadmine, et ühtegi surnukeha leitud pole, seega lootus on veel üleval, aga eks see lootus iga hetkega väheneb. Tõenäoliselt meie liitlased Ameerikas teevad ise väga põhjalikud uurimused, teevad selgeks, mis täpselt juhtus ja kui sealt tuleb midagi ka tuleviku tarbeks, siis me kindlasti arvestame sellega. Aga me peame ka aru saama, et tegemist on siiski intensiivse väljaõppega ja õnnetusi paraku juhtub. Aga antud õnnetuse sarnast mina ei tea, et oleks varem kunagi juhtunud nii Eestis või Baltikumis. No, USA uue administratsiooni poolt oleme näinud viimasel ajal isegi sellist Euroopa vaenulikku retoorikat, et vähemalt sõnades. Et kas USA võib selliseid õnnetusjuhtumeid kasutada kuidagi, argumendina näiteks Euroopast vägede väljatoomiseks? Tegemist on õnnetusjuhtumisega kindlasti ka Ameerika Ühendriikide jaoks ja ka nende sõjalise liini jaoks. Seega ma võin kindlasti väita, et seda ei kasutata argumendina mitte ühelgi juhul. Pigem tehakse väga sisuline juurdlus, analüüs, mis juhtus, kuidas juhtus, miks juhtus ja võib-olla lisatakse mingeid lisameetmeid, väljaõppeelemente. Sest tegelikult kõik soomukimeeskonnad läbivad ka vastav väljaõppe, mis tähendab siis üle katuse rullimise trille, vette kukkumise trille. Seega oskused evakuatsioonis ka äärmuslikes olukordades on kõikidel meeskonnaliikmetel olemas. Kui nüüd juhtub kõige mustem stsenaarium, et meeskond on seal masinas lõksu jäänud ja hukkunud, siis järelikult olid need väga äärmuslikud olud, kus siis need trillid ei olnud võimalik käivitada. Aga kindlasti ei kasuta Ameerika Ühendriigid seda ettekäändena öelda, et liiga ohtlik, väljaõppe on liiga ohtlik, laseme nüüd jalga, et seda ei juhtu ka kindlasti. No, kui me vaatame NATO ja USA liitlassuhteid laiemalt, et president Trump on deklareerinud, et ei kaitse neid riike, kes ei täida NATO kaitse-eesmärke. Siin on ka räägitud sellest mõttest, et USA viib Euroopast väed välja. Kui suur risk see päriselt on, mida see Euroopa kaitsevõime jaoks tähendaks?
Poliitikud teevad oma asja praegu, see, mis on poliitilised sõnumid, ei ole mitte ühelgi moel tuntav sõjalistes tegevuses. Meie koostöö Ameerika Ühendriikide liitlastega sõjalises kontekstis on täpselt samasugune ja kohati isegi intensiivsem kui oli enne, et me tuleksime toime muutuva julgeolekuolukorraga. Me kõik saame aru, et sõjavägi ka Eestis tegutseb vastavalt poliitilistele juhistele ja ülesannetele, samamoodi ka Ameerika Ühendriikides. See, kui poliitilised juhised tulevad, siis võib-olla tuleb viia läbi ka mingeid muutusi Ameerika jalajäljes Euroopas, aga täna on need kõik spekulatsioonid. Minul on täna teadmine, mis on ka Ameerika kindralite poolt kinnitatud, et hetkel nendel ühtegi juhist, mis reguleeriks nende sõjalise kohalolu muutust Euroopas, ei ole. Aga me oleme tegelikult näinud ju ka varem, ka aastal 2008, mõned aastad hiljem, Ameerika oma julgeolekupoliitikas on väga selgelt pidanud suuremaks ohuks Hiinat ja tema raskuspunkt tegevustes võibki suunduda uuesti Hiina lähedale. Ja sealt võivad tulla teatud arengud, mis mõjutavad meid, aga seda mina ei loeks otseselt mingiks suhete muutmiseks NATO ja Ameerika Ühendriikide vahel, vaid see on väga selge Ameerika Ühendriikide enda olulised rahvuslikud huvid, mida nad on väga selgelt defineerinud ja sõnastanud ka oma rahvuslikes julgeolekustrateegiates, mis muide on avalikud dokumendid. Kui te seda otsite ja loete, siis saate väga selgelt aru, mida Ameerika Ühendriigid teevad ja ka miks teevad. Et siis on ka vähem üllatusi. Et täna ma võin öelda, et sõjalise kaitse mõttes ei ole mitte midagi muutunud vaatamata poliitilisele märkimisväärsele turbulentsile täiesti uuele situatsioonile. No küsimus on tegelikult ju selles, et kas Euroopa on valmis, et selline stsenaarium võib juhtuda. Et no siin on näiteks räägitud ka sellest, et USA kavatseb loobuda sellest Euroopa liitlasvägede või nii-öelda liitlasvägede Euroopa ülemjuhataja positsioonist. Et mis see praktilises mõttes tähendaks? Me alustasime tänast vestlust väitega, et Euroopa hakkab vaikselt ärkama. Eesti on kogu aeg olnud ärkvel, me oleme kogu aeg tegutsenud, me oleme teinud väga palju otsuseid ikkagi riigi ja rahvana ära, millest kõige olulisem see, et meie julgeolekupoliitika eesmärk on muuta agressioon teostamatuks. Ja me oleme ette näinud ka vajadust valmistada sõjaks ja sõda võita. Nüüd me peame selle sama asja tõstma Euroopa konteksti. Et kui me täna räägime, et tuli midagi üllatusena Euroopa jaoks, siis ma ütlen, et see üllatus on pigem osa mugavusest. Euroopa on olnud mugavustsoonis, et Ameerika Ühendriigid panustavad sõjaliselt siia regiooni, et kaitsmaks meid potentsiaalselt ohtudest. Ja seda juba tegelikult aastakümneid. Ja see on olnud nüüd see asi, mis lõppeb ära. Ja minu arvates on see hea. Sellepärast, et me Euroopana siiski oleme oluliselt tugevamad nii sõjaliselt, majanduslikult, inimeste arvu poolest, potentsiaali poolest, kui meie eksistentsiaalne oht ehk Venemaa. Ja nüüd on aeg siis oma jõud organiseerida, panna ikkagi ennast tööle selleks, et me tegelikult ka täidame iseenda kohustus ära kaitsta iseennast igasuguste ohtudest. Et tegelikult on see hea, et nüüd on saanud sellise väga avatud lähenemise poliitilisel tasemel ja nüüd on hakatud lõpuks tegutsema. Aga kui keegi ütleb, et Euroopa on nõrk, piltlikult öeldes istub nurgas ja nutab, kuna suur poiss läheb ära, kellele seni on antud oma toiduraha, et ta meid ei kiusaks piltlikult öeldes, siis see tegelikult nii ei ole. Mina näen siin pigem positiivseid asju, aga veel kord, need poliitilised turbulentsid, mis praegu nähtavad on, ei pruugi tähendada olulisi muutusi sõjalise koostöö kontekstis. Seda me saame rahulikult veel näha ja vaadata. Mis puudutab spekulatsioon, et Ameerika Ühendriigid loobuksid NATO vägede ülemjuhataja ametikohast, siis see on puhas spekulatsioon ja mulle tundub, et ka väga edukas infooperatsioon. Ameeriklased ise on sellest väga üllatunud olnud ja kui vaadata nende strateegilise eesmärke, siis ma ei näe mitte mingit loogilist põhjendust, et selleks ka vajadus on anda ära oluline ametikoht, mis tegelikult määratleb ka ameeriklaste enda huvide jõustamise mitte ainult Euroopas, vaid globaalselt. Seega minu jaoks on see infooperatsioon, millel mingit tõepõhja all ei ole. No Ukrainas praegu sõda ikkagi käib, Venemaa agressiivselt ründab, aga Euroopas räägitakse ja maailmas räägitakse Ukraina puhul rahu läbirääkimistest. Euroopas räägitakse aina rohkem ka rahuvalvajatest. Kas Eesti peaks Ukrainasse saatma rahuvalvajad? Kui palju? Me oleme Ukrainas täiemahuline sõda käib 4. aasta eskalatsioonist ja intensiivsus iga nädalaga läheb suuremaks. Seega mulle tundub, et me oleme rahust täpselt sama kaugel, kui me aasta-kaks tagasi. Kuhu me seal jõuame, ajutise vaherahu mõttes saame näha. Aga mulle vahepeal tundub, et seda rahu tahame meie ehk läänemaailm rohkem, kui isegi ukrainlased ise on nõus võib-olla kaasa tulema. See on minu isiklik arvamus. Sest praegu nad hoiavad ikkagi
vastase rünnakuid tagasi, teevad vahepeal ise väga edukaid vasturünnakuid, aga selge on ka see, et see sõda ei saa lõpmatuseni kesta. Me täna ei tea, kui lähedal nii sõjalisele kui majandusliku kulminatsioonil tegelikult Venemaa on. Ja mulle vahepeal tundub, et nende rahu läbirääkimistega äkki ta on saanud nii-öelda jackpoti, lotovõidu, et talle on toodud lauda nüüd võimalus mängida ennast jälle suureks, saavutada oma eesmärgid, kultiveerides täiendavat hirmu Euroopas, et saaks see sõda ruttu läbi, et siis äkki läheb paremaks. Täna me peame jätkuvalt isegi rohkem panustama Ukraina toetamisse, et Ukraina oma sõjaline jõud suudaks vastu seista. Ja kui tulevad rahu läbirääkimisi, siis nad on ka jõupositsioonil, mitte ainult pealtvaataja rollis, et tehke nüüd seda, mis me teile ütleme. Ja selle rahuni jõudmine veel kord on pikk tee, seal läheb veel aega, selle käigus veel käib sõda, inimesed surevad ja see toetus on kõige tähtsam asi üldse. Enne kui me hakkame rääkima rahuvalvejõudude saatmisest Ukrainasse, kõigepealt me peame terminoloogiliselt asjad selgeks tegema. Me ei saa rääkida rahuvalvest, sest rahuvalve tähendab, et mõlemad osapooled on nõus selle rahuga ja üks oluline faktor on, et rahuvalvajad peavad olema oma olemuselt neutraalsed, eks nad ei tohi valida pooli. Ja seetõttu me oleme rahuvalveoperatsioonist ikka väga kaugel. Ja rahuvalve tähendab, et ollakse vaenupoolte vahel, hoidmaks ära vaenupoolte kokkupõrked. Ja seda ei juhtu Ukrainas. Kui me räägime potentsiaalsest toetusest Ukrainale nii maal, meres, õhus kui ka küberdomeenis, siis ühe variandina on laual saata Ukrainasse lääne sõjalised jõud, enam-vähem selle mudeli järgi teoreetiliselt, mis oli aastal 2016 otsustatud siia regiooni, ehk siis nii-öelda enhanced forward presence, mille tulemusena täna on olemas liitlaste täielik eelpaigutus nii-öelda idapiiri suunal. Ja võib-olla midagi sarnast on võimalik sinna teha, et kui Venemaa otsustab eskaleerida, rikkuda rahu kokkulepet, et tungida edasi, siis see käivitab ka mingisuguse kollektiivse toetuse tähendavalt Ukrainale. Kuid täna ühtegi plaani ei ole olemas. Eestis ei ole poliitilist otsust Eesti kaitseväe osalemiseks operatsioonis Ukrainas ja nii kaua, kui seda ei ole, me ei saa rääkida sellest, kas me lähme või ei lähe Ukrainasse. Et see on nagu selge, et see ei saa olla kaitsejuhataja nõuanne, et me lähme Ukrainasse, vaid see saab olla vaid ainult poliitiline otsus. Eestis on see mehhanism paigas ja tõenäoliselt eeldab ka see Riigikogu mandaati, nii nagu kõik muud rahvusvahelised sõjalised operatsioonid, kus Eesti kaitsevägi läbi ajaloo on väga edukalt osalenud. No Eesti nüüd järgnevatel aastatel tõstab oma kaitsekulutusi märkimisväärselt, järgmisel aastal 5%, sealt edasi tõenäoliselt veel rohkem. Seda kõike tegelikult teie sõjalise nõuande ja ohuhinnangu nii-öelda pinnalt. Et ma saan aru, te kõike ilmselt avada ei saa ja ei peakski, aga üldplaanis, et mida see ohuhinnang ütleb ja milline see teie sõjaline nõuanne valitsusele oli? Kõige esimese asjana ma rõhutan ühte fakti, mina ei räägi protsentidest. Me räägime sõjalistest võimetest, mis on vaja kiiresti üles ehitada, et saavutada meie julgepoliitika eesmärgid. Sõjalises mõttes peame olema valmis võitma järgmine potentsiaalne konflikt, mille tõenäosus ajas kasvab, sest olukord meie ümber muutub selliseks. Ehk see 5% on pigem nii-öelda keskmine tase, mille sisse me tõenäoliselt mahuksime, sõltub ka majandusolukorrast, sõltub ka ausalt öeldes relvatöösturite ahnusest ja võimest asju toota odavamalt ja suuremas koguses. Aga 5% on pigem selline, mille järgi me saame öelda, et mõned asjad tuleb teha kiiremini, kus see rahaline vajadus võib olla hüppeliselt suurem, seejärel ta võib olla mingi aega mingil teatud tasemel ja nüüd, kui me oleme edukad ja suudame sundida Venemaa poolt praegu kasvava ohu taandumise, siis me saame hakata ka rääkima teatud võimete ajutisest riiulile panekust ja kaitsekulude hoidmisest. Aga praegu pole mitte ühtegi märki, mis annaks mulle alust arvata, et potentsiaalne eskalatsiooni võimalus ei suureneks lähitulevikus. Miks see nii on? Täna käib täiemahuline sõda Ukrainas, kus on Venemaa poolel lahingutes suurusjärgus 700 000 võitlejad, kes on erinevates lahinguvalmis üksustes, peavad lahinguid, saavad kogemusi. Venelaste jaoks on sõda Ukrainas ka rahaliselt väga kasulik. See palgatase, mida nad teenivad lahinguoludes, on kordades suurem, kui nad ealeski on kodus palka saanud, olles siis tegevväelastena Vene armee koosseis. Lisaks on Venemaa majandus puhtalt praegu fokusseeriv sõja toetamisele. Ta on sisuliselt sõjaaja formaadis töös ja sõjaline kaitsetööstus on see, kus makstakse ka väga head palka, et inimesed töötaks. Seega Venemaa ühiskond võidab sellest sõjast. Ei ole mõeldav, et nüüd ühel hetkel sõda lõppeb
ja inimeste enda heaolu selle tagajärjel kannatab ja siis kõik on väga rahul. Venemaa režiim peab püsima. Putini režiim saab püsida ainult juhul, kui elanikkond teda toetab. Ehk siis ta ei saa elanikkonna toetust kaotada. See on üks põhiargumente, mis tegelikult seda ohtu suurendab. Kui tuleb rahu, Venemaal tekib võimalus tõmmata rindelt ära suur 250-300 000 võitlejat, kes on lahinguvalmis üksustes, lahingukogemustega ja ei ole mingi probleem need ümber paigutada ükskõik kuhu suunda. Ei ole vaja 5-10 aastat taastumiseks, seda pole Venemaal vaja. Ja see on see ohukoht. Seega me peame hoolega vaatama, mis samme Venemaa teeb ja olema igal hetkel temast natukene eespool. Seega me peame hästi kiiresti oma võimed välja arendama nii iseseisva kaitsevõime mõttes kui kollektiivkaitse mõttes, ennetamaks potentsiaalset samme, mis praegune olukord võib Venemaale võimalustena luua. No lähme korraks tagasi nii-öelda selle kaitsevõimekuse loomise juurde. Te rääkisite ise prioriteetidest, et on mõned asjad, mida tuleb esimese prioriteedina ära teha. Milliseid võimekusi Eesti nüüd esimese prioriteedina hakkab soetama? Me teame, mis on meie kõige kriitilisemad valdkonnad, aga see ei tähenda, et me neid asju saame esimestena soetama hakata, sest väga palju sõltub ka süsteemide saadavusest, tarneaegadest ja väga paljudest muudest faktoritest. Ei ole mingi saladus, et need peamised võimed, millest me räägime, on avalikkuses kogu aeg läbi käinud. Kõigepealt me peame olema võimelised kohe konflikti alguses viima sõjasurmad mõjud tagasi Venemaa territooriumile. Selleks on meil vaja täppislöögi võimet pikkadele distantsidele. Seda me ehitame täna üles. Miks me alustasime sellest, sest mina väidan, seda on lihtsam saavutada. Meie pädevused seda läbi viia on oluliselt kõrgemal tasemel ja me harjutame ja oleme varem harjutanud seda pidevalt. Ja see annab meile juba mingi argumendi, kuidas me oleme võimelised seda sõda ikkagi Eesti territooriumit teemal hoidma, juhul kui Venemaa otsustab meid rünnata. Teine valdkond, mis on väga selgelt teada, on seotud õhukaitsega. Kõik, mis toob ohu taseme õhust tulevate ründeobjektide vastu viib meil paremal tasemel on prioriteetlistis. Me räägime kihilisest õhukaitsest alates lühima õhutõrjest, mis on vajalik, et droonid alla võtta ja lõpetades ballistilise raketikaitsekihiga. See on väga kallis sõjaline võime, nii tehniliste vahendite poolest, seda on väga raske turult kiiresti hankida ja nende üksuste ülesehitamine on meie jaoks kõik, mis on keskmaa õhutõrjest kõrgemale tasemele, seni tundmata maa. Me hakkame tegema üksusi, mida me pole varem teinud, tõenäoliselt liitlased toetavad meid selles, aga selle üksuse ettevalmistamine võtab samuti üksjagu aega. Ja kolmas oluline valdkond, millest me räägime sõjas mõttes, on kõik, mis on seotud vastase füüsilise tõkestamisega. Ehk siis selleks, et vastane seisma panna, me näeme Ukrainas on vaja ikkagi vanakooli kaevikusüsteeme, tõkkeid, miinivälju ja muud sellist, et vastane pannagi seisma enne, kui ta meie territooriumile sisse tungib, sest me Ukrainas näeme, et kõik territoorium, mis on kaotatud, Venemaa haarab omale ja loobki selle fooni, kus läbirääkimised tegelikult ju käivad selle üle, kas Venemaa saab selle jõuga okupeeritud territooriumi endale mitte. See on olukord, mis on meil vaja ära hoida. Et need on 3 peamist valdkonda, aga rohkem ma detailidesse ei lähe ja pole minu arvates ka hetkel vaja. Nende miinide kohta ma ikkagi tahan veel küsida, aga enne ma küsin HIMARSite kohta. Nii-öelda hulk HIMARSeid on meil olemas juba. Samas on ka diskussioon selle üle, et kas peaks neid nagu juurde soetama ja kas peaks nende järgi ootama. Et mis teie arvamus on? HIMARSi valiku me tegime ikkagi mõnda aega tagasi, sellepärast, et see on ikkagi osaliselt ka ameeriklaste poolt rahastatud projekt ja see lõi meile palju paremad eeltingimused selle relvasüsteemi hankeks, integreerimiseks ja HIMARS on ennast ka Ukraina lahingutandril väga heast küljest näidanud. Loomulikult Ukraina sõja eskalatsiooniga kaasnes ka nõudluse suurenemine selliste relvasüsteemide jaoks, aga hetkel me oleme selles osas graafikus. Ja see ei ole ka mingi saladus, et Ameerika HIMARS 1 on Eestis juba mõned aastad ja toetanud meil ka väljaõppe läbiviimist. Seega me täna oleme punktis, kus Eesti HIMARS siis saabudes siia sel aastal on kohe kasutatavad, sest meil on väljaõppe läbitud üksuse jaoks. Ja ka moona, mis me esimese raundiga soetasime, me saame koos nende relvadega õigeks kätte. Ja HIMARSit me kasutame ka referentsina. Kõik teavad, mis see on Atacams. Kõik on kuulnud, loenud lehest, et HIMARS rakett Atacams, imerelv laseb hästi kaugele, taob täpselt. Ja see on referents, mida me kasutame, aga me ei ole mitte kunagi öelnud, et see on see ainukene relv või ainuke tüüp rakett, mis me tahame. Me räägime võimest kui sellisest ja sinna kõrvale on vaja alternatiive. Mass siiski tänasel lahinguväljal loeb
ja mass ja tule ülekaal on omavahel ikkagi seotud. Seega me räägime täna potentsiaalsetest alternatiividest, ostmaks HIMARS-i kõrvale sarnaseid relvasüsteeme ka mujalt, mis on kiiremini saadavad. Vastus on just sellele, mis on kiiremini saadav. HIMARS ei pruugi olla saadav enam nii kiiresti, nagu me saime selle esimese komplekti. Lisaks me räägime ka erinevatest droonisüsteemidest, nii-öelda kamikaze droonid pikama distantsi peale ja seal on meil lootus praegu pandud Eesti kaitsetööstusele. Me siiralt loodame, et Eesti kaitsetööstus tuleb välja lahendusega, mis on toimiv, rakendatav ja Eestis peale toodetav juhul, kui tekib konflikt. See on see, kuhu me tahaksime panustada veel lisaks. Relvasüsteemide mitmekülgsus loob meile ka teatud mõttes eelise. Kui me oleks ainult Atacams, on vastasel võimalik seda mõjutada, sest ta peab ainult keskenduma ühele relvasüsteemile. Mida rohkem me relvasüsteeme, seda keerulisem on vastasel ka avaldada mõju nende efektiivsele. Seega meil on mitu nii-öelda rauda tules, et kuidas asi teha. Aga mulle täna tundub, et HIMARS on see, millest Eesti inimene kõige paremini aru saab. Tal kohe tekib selgus, HIMARS selline asi, laseb nii kaugele, saab pihta, aga tegelikult seal kõrval on ka alternatiivid laual ja tegelikult on need kogu aeg laual. Täna me pigem vaatamegi, mis reaalselt on saadav, kui palju see maksab ja vastavalt siis ka sellele, kuidas Vabariigi Valitsus otsustab meile lisaraha anda, siis me seda ka kasutame. Te tõite enne välja miiniväljad. Tahtsingi teiega rääkida ka miinidest, nimelt jalaväemiinidest. Eesti lahkus Ottawa konventsioonist, lubab siis nüüd Eestil edaspidi kasutada neid nii-öelda rumalaid jalaväemiine. Samas Eesti on teatanud, et ta ei osta neid praegu. Et miks ja kuidas Eesti siis miinisõjaks valmistub? Ma täpsustan paar asja, et me ei ole veel lahkunud Ottawa konventsioonist. Me oleme praegu poliitilisel tasemel otsustanud, et me käivitame protsessi koos oma lähimate naaberriikidega, et lahkuda Ottawa konventsioonist. Ja see on poliitiline otsus ja see algatus, et lahkuda on olnud poliitiline initsiatiiv, mida ma veel kord toetan. Kahel käel poliitiline initsiatiiv, mis aitab sõjalist võimet parandada, on alati teretulnud. Aga sõjalise hinnangu kohaselt ja veel kord siin on vaja teha selgelt vahet, et selle kohta ei ole olemas Kaitseväe juhataja sõjast nõuannet, vaid on sõjaline hinnang, mis ka ütleb, et nende samade jalaväemiinide kasutamise mõttes sõjaliselt ei ole väga suurt vahet. Seega me võime sealt ka välja astuda, aga täna me ka ei plaani osta neid, sest neid pole kohe kusagilt osta. Me räägime tõkestussüsteemist, mis keskendub kaasaegsematele lahendustele, kus on kombineeritud vanakooli tankivastased miinid, mis ei ole Ottawa konventsiooniga kaetud ja sinna lisada juurde kaasaegsed vahendeid, kaasa arvatud droonid või maapealsed vahendeid, mis on kontrollitavad ja mis ei tekita samasugust probleemi konflikti järgselt, et kuidas miini välja puhastada. Aga täna ma arvan, et me siiski selle protsessi viime lõpuni, mis tähendab, et umbes 6-9 kuu pärast peaksime olema ametlikult võimelised kasutama ka Ottawa konventsiooniga täna keelustatud jalavastased miine. Aga kas me reaalselt seda vaja teha on, kus me selleks hetkeks kuskilt suudame hankida, sõltub väga palju ka olukorra muutustest. Et mõnes mõttes me ennetame potentsiaalset ohuolukorra kasvu, aga veel kord, see on poliitiline otsus, töö läheb käima, aga täna on vale öelda, et me juba oleme lahkunud. Sellepärast, et selle lahkumise peab ikkagi heaks kiitma ka ÜRO ja selle protsessi käigus on veel väga palju asju, mis on vaja teha. Aga kõige olulisem argument poliitilise otsuse toetamiseks ongi seotud sellega, et see lahkumisprotsess võtab aega. Ja me teame, et see vastavalt konventsioonile on vähemalt 6 kuud ette. Ja teine probleem, mis selle konventsiooniga oli juba ette teada, et kui konflikt puhkeb, siis ei ole võimalik sealt välja astuda. Seega poliitiline initsiatiiv on seotud selle sama asjaga, et me aegsasti need sammud ära teeksime. Seega lähme rahulikult edasi, aga ärme veel räägi, et me oleme Ottawa konventsioonist lahkunud. See faktiliselt ei ole päris õige. No räägime natukene ajateenistusest ka. Kaitsevägi teatas hiljuti, et te muudate ajateenistuse süsteemi. Kirjeldage palun, millisel moel? Ja me täna näeme, et väga palju õppetunde, mis tuleb Ukrainast, on niivõrd olulised, on muutnud baaslahingutrille sellisel määral, et meil on vaja viia läbi oma tegevväelaste instruktorite täiendõppe kaasajastamaks oma lahingutrille, mis tänases formaadis on väga head. Me oleme suurepäraselt, suudame teha neid trille, mida me harjutame, aga nendest enam ei piisa. Selle Ukraina õppetunni kogemus. Ja nüüd need samad instruktorid on iga päev seotud vaid ja ainult ajateenijate väljaõppega. Selleks nende ennast välja õpetada, teha uued väljaõppeplaanid ja veelgi tähtsam uuendada meie enda sõjaplaane, sest kõik tegevväelastest instruktorid on ühel või teisel moel ka sõjaaja ükste ülemad ja anda aega nende ettevalmistamiseks. Ja me oleme nüüd muudeldanud erinevaid variatsioone ja kõige mõistlikum lahendus on aastal 2026 võtta juulis sisse ainult 1200
uut võitlejat, õpetada nendega välja uued süsteemid, kaasa arvatud õhutõrje elemendid ja hoida ülejäänud üksusi natukene kauem reservis. Aastal 2027 me jätkame tavapärase arvuga ajateenijate osas, mis tähendab 3600 võib-olla peale ajateenijate sissevõtmist, aga me kaotame ära ka 8-kuulise teenistusmudeli, sest see lihtsalt ei aita meid lahinguvalmiduseks edasi. Seega aastast 2027 me näeme, et on talvine ja suvine kutse, mõlemad kestusega kuni 12 kuud, mis meil seadus täna võimaldab. Ja selle ajateenistusmudeli sees sõltuvalt ohuolukorrast, olukorra kujunemisest võib olla ka lahinguvalve ülesanne osana üksuse väljaõppeperioodist. Me täna ei tea, kuidas olukord kujuneb, aga selleks, et täita meile püstitatud eesmärk, mis on muuta agressioon teostamatuks veel kord, peame olema valmis keelustama Venemaa tegevusvabaduse kõikides lahingudomeenides, nii maal, merega, õhus. Ja me saame seda teha ainult viisil, kui me kombineerime ajateenijaid, tegevväelasi ja reservväelasi. Aga see sõltub kõik olukorra edasisest kujunemist, aga me loome eeltingimused, et me oleme valmis seda kohe tegema, et me ei jääks hiljaks juhul, kui meil on vaja seda teha. Ajateenistuse puhul Euroopas me näeme seda, et ajateenistuse süsteeme muudetakse, no näiteks Taani puhul, kes hakkab ajateenistuse võtma ka naisi, et teatud riikides, näiteks Iisraelis on see ju tegelikult tavaline, et kas see on ka Eesti jaoks tulevik? Me võtame täna ka naisi ajateenistusse. Lihtsalt nende tulek on vabatahtlik ja minu teada ka Taani mudel pigem näeb ette, et see on niisugune mitte päris kohustuslik, vaid Taani valib, et nad eeldavad ka, et vabatahtlik nii-öelda kandideerimine saab olema märkisväärne. Ja taanlased juba minu teada on ka planeerinud sisse ka ajateenijatel näiteks võimaluse ajateenistuse väljaõppe läbimisel näiteks panustada nende lahingugruppi, mis on eelpaigutatud Lätis. Et siis ka nemad teevad sama mudelit, kus ajateenijad panustavad ka reaalselt lahinguvalvesse ja ülesannetes. Et väga paljud riigid teevad seda. Eestis me hetkel ei pea vajalikuks naistele kohustusliku ajateenistuse kehtestamist. Ma arvan, et seda vajadust ei ole. Me loodame, et vabatahtlikult tuleb neid rohkem, sellepärast et ajateenistus on ju teatavasti kõige olulisem väljaõppetapp reservteenistuseks, aga ka sisenemispunkt tegevteenistuseks. Ja me loodame, et läbi selle tuleb meil teenistusse ka rohkem naisi. Meil ei ole vajadust, ma väidan täna minna seda teed, et naistel teha kohustuslik ajateenistus. Teine, see on mu isiklik arvamus, ma ei ole päris kindel, kas meie ühiskond on selleks veel valmis. Aga seal ei ole mitte midagi pistmist, et kui keegi arvab, et me arvame, et naised, mehed parenevad, halvenevad, absoluutselt mitte. Kõik naissoost kaitseväelased, kes meil on, teevad oma tööd väga hästi, need on samad võimalused karjääri teha ja lihtsalt mingil põhjusel sisenemise hetkel on huvi madalam, kui mina näiteks eeldasin. Ma arvasin, et vabatahtlik ajateenistus naistele tähendab ka suuremat huvi, aga kahjuks on see täna mingil põhjusel madal. Eks on omad põhjused, mida me vaatame ka läbi, aga siin ma kasutangi võimalust, et kõik noored inimesed, kes nüüd vaatavad, siis ajateenistus on tegelikult avatud nii naistele kui meestele. Räägime personali küsimustest ka, et ma saan aru ka nii-öelda selle ajateenistuse puhul, te tegelikult olite ju valiku ees, et tegevväelased on lihtsalt vähe. No kuidas seda süsteemi nüüd tulevikus muuta võiks? Mida teha, et tegevväelasi tuleks kaitseväkke rohkem? Selleks, et me suudaksime meile püstitatud ülesanded edukalt täita, on meil olemas ka organisatsioon, mille kõige olulisem element ongi inimesed. Ja täna meil on juba ette nähtud ametikohtades ikka väga palju mehitamat ametikohti. Et seal on jälle mitmeid põhjuseid. Me üritame ka ise paremini aru saada, mida peaks muutma. Kindlasti on üks põhjus see, et meie ülesannete raskus, ülesannete kogus võrdluses vaba ajaga, mis sul on ja võrreldes hüvedega on täiesti nihkes. Et ma väidan, et meil tegevväelastele pakutavad hüved selle panuse eest ei adresseeri tegelikult seda panust. Et meil on vaja see üle vaadata. Ja see võib-olla mõjutab ka inimesi, et ma panustan rohkem, ma olen kodust ära kogu aeg, aga selle eest ma saan märkisväärselt nagu suuremat palka, võib-olla saan kompenseerida seda, et mu lähedased tegelevad koduste asjadega, saan kompenseerida kas või sellega, et ostan mingid efektiivsemad kodumasinad näiteks, rääkimata korraliku kodu soetamist. Et neid aspekte on kohe kindlasti palju, kuigi täna teistpidi on olukord meie ümber ise väga motiveeriv, et kes ikkagi päriselt tahavad panustada sõjasse kaitsesse, siis on enam-vähem sama unikaalne aeg kui kunagi 90 alguses,
kus hästi palju olukord muutub, väga palju on vaja iseseisvat mõtlemist, tegutsemist ja kogu aeg on siht silme ees, et Eesti riik oleks kaitstav, siis oleks kaitstud igal hetkel, siis sa pead tegutsema. Et see vajab nagu tegelemist, aga mingil põhjusel atraktiivsuse mõttes me ei ole selles punktis, kus me võiksime olla. See ei ole meile muidugi unikaalne probleem, see on väga paljudes teistes riikides täpselt sama mure ja ainuke asi, mis meil on ka võib-olla naabritega erinev, on see, et huvi õppima asumiseks ka Kaitseväe Akadeemiasse ei ole nii suur, kui näiteks on Soomes. Ja selles osas me teeme ka väikse muutuse, juba sel aastal proovime pakkuda võimalust õigemini ajateenistusse juulikutsega tulijatele teha eksamid ja kui nad kõik eksamid edukalt läbivad, siis asuda õppima juba kohe pärast sõduri baaskursust selle aasta augusti lõpus, septembri algus. No see on nüüd jutt järelkasvust, aga no ma ei tea, vaielge vastu, kui ma nüüd olen valesti aru saanud, aga Kaitseväes üks suur probleem personaliga on see, et paljud inimesed lihtsalt jõuavad teatava vanuseni, kus tuleb minna pensionile. Et ma ei tea, kas kunagi me näeme seda, et hakatakse propageerima seda, et ka pensioniealised oleksid veel tegevväelased. No täna me oleme ja Eesti Vabariik on jõudnud sinna küpsustasemeni koos Eesti Kaitseväega, kus väga palju minu kamraade, sõpru, minu eakaaslasi on jõudnud sinna punkti, kus on valiku küsimus, et kas ma jätkan tegevteenistust või võtan ja lähen auga välja teenitud pensionile, sest panustada kõvasti ja vaatamata sellele, et võib-olla number passis võib olla suht okei, siis nagu me omavahel ütleme, et läbisõit on selline, et võib-olla peaks vahepeal puhkama ja vaatama, kuidas asjad edasi lähevad. Ja minu arvates siuke pensionisüsteem ongi ainuõige sellises sõjalises väga astmelises süsteemis, et on ka väljumisvõimalus, nimetame seda sõna otseses mõttes väärikas väljumisvõimalus on mingis punktis. Täna on see meil seotud 50 eluaasta ja 30-aastasest teenistustaažiga, kus sa need maksimaalselt kätte saad ja kui me ikka mõtleme 30 aastat teenistust Kaitseväes sellise tempo juures, nagu me oleme seda teinud praegu, on ikka muljet avaldav saavutus, et sa sinna välja jõuad ja siis pärast seda veel suudad ka pensioni nautida. Et mina arvan, et see süsteem on, aga see, et inimesed lähevad pensioni on normaalne, see, et me ei ole suutnud vahepeal järelkasvu peale toota, mis panustaks siis nende pensioni lahkujate nagu ametikohtade täitmist, mitte küll sama kogemuse pagasi asendamist. Selleni me pole jõudnud, aga see ei ole ka mingi viimase 2, 3, 4 aasta teema, vaid see on pigem pikem ajaline protsess, kuhu me sinna jõudnud oleme. Ja täna ikkagi need, kes pensioni lähevad, neil on valikuvõimalus, kas jätkata või minna pensionile. Ja me peaksime ka küsima, et need, kes jätkavad, miks te jätkate? Ja peame ka seal aru saama, et mis see ikkagi motiveerib, et kas see on teenistuse sisu jätkumine, sest raha see ainult ei ole, selles me võime kindlalt nagu väita. Et vaatame, kuidas me seda teeme, võib-olla peame ka oma karjäärimudelis üht-teist muutma. Aga see, mina ei pea seda sisust probleemiks. Minu jaoks ei ole lahendus see, et tõstame pensioni iga ja kõik on hästi või kaotame süsteemi ära ja pensioni üldse ei saada. See on vastupidi teistpidine katastroof. Aga minu sõnum täna on, et kõik mu relvavennad, kes muga koos omal ajal alustasid ja kelle nüüd on aeg pensioni minna, siis ma ei solvu, kui te otsustate pensioni minna, aga ma loodan, et te jätkate panustamist nii kaua, kui te jaksate. Lõpetuseks meil on tegelikult saateaega otsas, aga siiski ma küsin Balti kaitsevalli kohta ka, et kus maal selle tegemisega ollakse ja mil moel on see oluline? Minemata detailides, siis Balti kaitsevall ühendab omavahel siis Balti riikide maismaapiirid ja ka Poola, kes siis tegelevad erinevate lahenduste otsimisega, kuidas seesama vastase kiire sisenemine meie territooriumile võimalikult raskeks muuta, kui palju on vaja teha erinevaid ettevalmistusi, et me õigeaegselt asjad valmis saame, kuid siin ma palun ka inimestel aru saada, et me ei räägi sellisest sõrmuste isandalaadsest stsenaariumist, et ehitame suure valli ja orkid üle valli ei saa, vaid me ikkagi räägime väga töömahukate ettevalmistuste tegemisest, teatud materjalide ettepaigutamisest, et nad oleks õigel hetkel kasutatavad. Aga oluline selle sõnumi sees on, et see on ühtne kaitseliin, ilma et kuskil oleks mingid nõrkelülisid, mida vastane saaks edundada. Meie oleme mõnes mõttes heas seisus, kui me vaatame meie kaarti, vaatame, milline meie maismaapiir idasuunal välja näeb, siis me oleme oluliselt paremas seisus kui näiteks meie lõunanaabid või ka põhjanaabid, seega need lahendused on ikkagi igas riigis erinevad. Tähtis on see, et need on omavahel seotud, sünkroniseeritud ja lisaks kaitsevallile on veelgi tähtsam see, et me oleme omavahel läbi harjutanud, läbi rääkinud ka selle
täppissüvalöökide võime, kuidas me üksteist toetame juhul, kui Venemaa otsustab meid ikkagi rünnata, mis sõltub vaid ainult meie tegevustest. Kui me oleme veenvad, siis sõda mitte kunagi ei tule. Täna meie jõupingutus on, et sõda ära hoida. Inimesed ei pea kartma, muretsema, et homme hakkab sõda, aga täna teatud märgid näitavad, et me ikkagi keerulistest aegadest oleme sisenenud ohtlikesse aegadesse ja sealt väljatuleku sants, auga väljatuleku sants on meie poolel. Täna tuleb lihtsalt tegutseda, tuleb alla neelata need probleemsed asjad, tuleb raha suunata kaitsesse selleks, et see oht ikkagi viia tagasi talutavale tasemele ja selle nimel käib igapäev töö mitte ainult Eestis, vaid ka meie liitlaste seas. Kaitseväe juhataja kindralmajor Andrus Merilo, aitäh, et te tulite. Aitäh. Aitäh ka kõigile, kes meid vaatasid. Järgmine Postimehe otsesaade on eetris esmaspäeval, siis tuleb meile külla Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.